jälle natuke saab kiirust kaguda eemalt kohe peale. Lüüame Saliste juurde! Ma arvan, et meistrid oleme täna sellepärast, et see töö, mis siin väljakul ja hallis ja üldse siin ütleme ka kunstmuru väljakul tehtud, seda on väga suure hingega tehtud. Me oleme ühtne meeskond ja meil on ühtne süsteem. Ja muidugi uskumatu positiivsed emotsioonid. Võitsime tiitel, tegime väga suur samm edasi, et oleme meistrid, jah. Väga selline kihvt aasta on olnud, võib öelda, et. Milline näeb ühe jalgpalluri mängupäev välja tavaolukorras? Kindlasti see algab juba eelmisel päeval, et minna korralikul ajal magama ja just, et hommikul, et minu jaoks on see kindel kuskil tunnide arv, et ma ei magaks liiga vähe, et ma ei magaks liiga palju. Ja siis hakkan vaikselt staadionile liikuma, seal toimub söömine. Ja ongi, lähed bussi ja hakkadki sõitma siis. Lähed viid oma koti asjad riietusruumi, siis kindlasti tuleb vaatad väljaku üle. Lähed vaikselt siis sisse tagasi ja siis hakkadki juba tegelema, riideid vahetama ja kes kuidas ise mänguks valmistub, et siis tuleb ka treeneri koosolek ja siis juba tegeled ja oma lihastega, et kuidas olla juba valmis ja mõtled mängu. Aga siis hakkab juba korralikum see töö pehti, et iga üks on oma peas, et ta keskendub oma lihastele, oma kehale, et olla mänguks 100% valmis. Kas siis kolmapäev, neljapäev on enamasti on videoanalüüs, et kuidas vastane mängib, kuidas meie tahame mängida. Et need pannakse siis paika, trennis teeme need asjad läbi. Koosseis on enamasti päev enne trennis ikkagi, enamjaolt sa ikka näed, mis ja kuidas tahetakse minna, aga on ka erandid muidugi, et see täitsa kindel see põhikoosseis see selgub alati mängupäeval. Igal võib öelda, et sellisel teel meistritiitlil on niisugune kindel oma käekiri, võib öelda, et kuidas see asi liigub ja treeneritel on oma käekiri, kuidas nemad näevad, kuidas nende meeskond mängib. Ma arvan, iga hooaeg on selline, et on omad tõusud ja mõõnad, et meil vahepeal oli ka, ma arvan, mingi mõõnaperiood, aga see tegi meid veel ühtsemaks meeskonnaks ja tulime sellest auga välja ja ma arvan, et hooaja lõpp oli suurepärane, et 12 järjestikust võitu, ma arvan. Me oleme tugevad sellepärast, et meil on oma visioon mängust, kuidas me tahame, me ajame selles mõttes oma asja palliga mängida, et kõigil on lihtne siia sulanduda ja see hooaeg näitab ka, et me oleme oma seda mängu mänginud ja me oleme väga stabiilselt mänginud just, et see ongi meile eelis andnud. Flora süsteem on selles mõttes, et siin on ülesanded paigas ja igal mängijal on konkreetselt teada, mida ta peab tegema. Ja kui sa tahad tippu jõuda, siis sa pead olema sa pead olema julge mängija, sa pead olema enesekindel ja juba Eestis tuleb sellega algust teha. Ma arvan, et meil on kõige läbimõeldum töö, et meil esindusmeeskond ei ole eraldiseisev meeskond, et meil juba noortesatsis valmistatakse noormehi siis ette esindusmeeskonna jaoks ja me hingame kõik ühes rütmis, et meie kokk on õnnelik, kui me võidame ja samamoodi, et me oleme tõesti üks pere seal. Meil on selline tiim, et kõik üks ruusikas, et ei ole sellised mehed, kes mõtlevad ainult endale. Lihtsalt oleme kõik koos üks pere. Ma arvan, et meie mäng on kõige rohkem mõtestatud, et kui meil mäng välja ei tule, siis me ei karju, vaid me mõtleme, miks meil mäng välja ei tule ja me proovime lahendusi leida, et selle abiga saab isegi siis, kui sul on kehv päev, sa saad tuua mängu murrangu ja kindlasti me oleme ka väga palju mänge enda kasuks pööranud just 80+ minutitel, et me oleme nii palju endasse uskunud, et just niisuguste võitudega, ma arvan, tuleb tiitel. Paljuski me ütleme, et me treenime teistest paremini või rohkem. Ma arvan, et on ekstreenimist rohkem, ekstreenimist vähem. See lõpuks taandub ikkagi see kahe kõrva vahele, kus tegelikult neid mänge mängitakse ja see lihtsalt peab kõik kooskõlas olema.
tuleb olla nagu tajuda ja õppida ise treenerina kuulama, millal on vaja sekkuda, millal mitte. Kindlasti, mis on hästi tähtis, on panna piirid paika, et ei läheks mängijad üle piiri, ei muutuks nad üleolevaks kuidagi ja seal sa kehtestad piirid, et neid nagu hoiad kohe kohvis. Et noh, ütleme, mis oluline on, et kui mul üks mängija ütles just siin mõned päevad tagasi, et mis on nagu vahe tema tänasel jalgpallilt, Madis Vihman, kui rääkis, et mis on tema vahe nagu varasemaga, on see, et kui ta varem ka mängis jalgpalli ja ka kaitses nagu võitles näiteks õhuvõitlusi või duellides, et siis ta täna ka oskab seda teadvustada, mida ta teeb, ehk me oleme toonud nagu selle teadlikkuse ka, et mis mingis olukorras teha ja mitte ainult siis nagu jalgpalli detailides, vaid ka inimesena, et nagu kuidas suuta väljakul jääda iseendaks näiteks, kuidas olla aus enda ja teiste vastu, et see on paratamatu kasvatus ja jalgpalli ikkagi me teadme on ikkagi vahend selle jaoks, et inimene ise kasvaks. Tiitel ise meid ei tee nagu paremaks inimeseks. Minu treenerina nagu suur soov, et mängijad on ka selle aastaga inimesena kasvanud, nad on küpsemad, nad on enesekindlamad siin elus ja nad tunnevad täna nagu siin istudes rõõmu selle üle, et nad on kuidagi sees on parem tunne, et ma tunnen ennast nagu natuke targemana ja võib-olla natukene julgemana, et ma olen nagu midagi korda saatnud. Ja see on nagu, ma arvan, suurem väärtus sellele. Tiitled, need nagu kaovad ära ja alustad uuesti nullist järgmine aasta, aga mis ei hakka nullist, on see tarkus, millega sa alustad järgmist aastat ja see on nagu suurem väärtus. Kuidas on olla meeskonnas üks vanemaid mängijaid? Ma ei tea, ma ei tunne, et ma nagu nii vana veel oleks, et ma olen pigem niisugune hingelt noor. Ma arvan, vanus on lihtsalt piirang, mille siis endale paned. Minu jaoks läbimurde hooaeg ja suutsin treeneri ka antud võimaluse ära kasutada ja tuli palju väravaid. Ega me noori nagu selles, mis nagu niisama kannikul võimalust ei paku, et nad ikkagi peavad selle välja töötama ja samas ka me teeme nendega tööd, et nad seal väljakul toimiksid. Kõik noorte vahetused peab õigel ajal, nii et mitte punkti kaotada, et noorte toomine peab alati olema kooskõlas sellega, et see mäng ka toimib ja see aasta me selle, ma arvan, meil see suhe oli hästi paigas. Alguses kindlasti, kui sa tuled, on raske ja tempo on kiirem ja mängijad on vanemad, aga